Tere! Nädalavahetuse suured mängud spordiarhiivides saavad täna lõpu selleks nädalavahetuseks, kui me läheme aastasse 2010 ja kui me reedel laupäeval olime Eesti ja Leedu lainel ning näitasime teile korvpalli, siis täna õhtul läheme ühele teisele väljakule, kus mängitakse tennist. Oli aastaid, kui meie spordikanal näitas ATP 500 ja ATP 1000 turniire praktiliselt iga nädal. Olid ajad, võiks hetkel küll öelda. Täna õhtul läheme aga lätlaste au ja uhkuse Ernest Kulbise karjääri juurde ja maandume aastas 2010. Tol aastal oli siis Kulbis alles 21-aastane tõusev täht ja Rooma turniirile sai ta peale wildcardiga, olles tol hetkel maailma 40. reket. Ja mäng, mida me vaatama hakkame, oli Kulbise kohtumine tolleaegse ja võiks öelda vist ikkagi nii-öelda eluaegse maailma number 1 mängija vastu Roger Federer oli teisel pool võrku. Nad olid omavahel kohtunud mõned kuud varem ka juba ühe korra ja siis 3 setis jäi Federer peale, kuid liivaväljaku peal oli siis Kulbistaga esimest korda vastamisi. Oma karjääri tipphetkel jõudis Kulbis maailma edetabelis 10. kohale. Tol hetkel, nagu öeldud, oli siis 40. ja ega keegi eriti ei arvanud, et sellest kohtumisest võiks lätlane võiduga välja tulla. Nagu ta ise on hiljem öelnud, oli tal selles mängu lõpus konkreetselt paha olla, sest see pinge, mis peale tuli, pani mehe konkreetselt ikkagi värisema. Aga seda pinget talus ta väga hästi ja ta tuli sellest mängust lõpuks võitjana välja. Suur tennis on tagasi siis vähemalt sellise ajaloolise mänguga täna õhtul ja loomulikult sellist head mängu tulevad kommenteerima ka väga head tennisespetsialistid Maicel Lehtmets ja Riho Kallus. Võtavad selle mängu ette ja loomulikult räägivad ka erinevaid lugusid, mida on siis hilisem karjäär toonud Federeri jaoks ja mida on hilisem karjäär toonud Kulbise jaoks. Nii et natukene raskel ajal head tennist ei tee paha. Vaatame täna õhtul kõik koos. Head vaatamist!